Armsad sõbrad, kätte on jõudnud kirikuaasta eelviimane pühapäev. Meie kiriku kalendris nimetatakse seda valvamispühapäevaks. Ja just nimelt valvamisest on juttu ka meie tänases evangeeliumis. Me leiame selle Matteuse evangeeliumi 25. peatükist. Selles peatükis räägib Jeesus 3 väga olulist tähendamissõna, millest esimene ongi antud meile meie selleaastaseks valvamispühapäeva evangeeliumiks. See kõlab nõnda. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 5 nendest olid rumalad ja 5 arukad. Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd: ennäe, peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele: andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Aga arukad vastasid: ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: isand, isand, ava meile. Aga tema vastas neile: tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest ei tea seda päeva ega tundi. Kui ma kuulen seletusi või tõlgendusi selle tähendamissõna kohta, siis tihtipeale keskendutakse selles eeskätt küsimusele, mis on see õli. Mis on see õli, mis oli olemas arukatel, neitsitel, mida rumalatel kas ei olnud üldse või oli liiga vähe, nii et nad pidid paluma, et arukad nendega jagaksid ja kui nood seda ei teinud, siis minema täiesti lootusetult südaööl kaupmeest otsima, kelle käest võiks õli osta. Mis see õli on? Kõige sagedasemad vastused on, et see õli on usk või öeldakse ka, et see õli on Jumala arm Jeesuses Kristuses ja see tähendab, et need 5 arukat neitsit elasid Jumala armus, 5 rumalat aga mitte, või et nendel 5 arukal oli usku, aga 5 rumalal mitte. Ma nüüd võib-olla teen midagi ootamatut või harjumatut, aga mina ei tahaks keskenduda sellele küsimusele, sest minu meelest ei ole see selle tähendamissõna puhul õige või vähemalt mitte oluline küsimus. See on oluline jutustuse seisukohalt, aga mitte niivõrd oluline õpetuslikult või võiksime siis öelda teoloogiliselt seisukohalt. See ei ole siin põhiküsimus. Mis on põhiküsimus? See tuleb esile selles samas pühapäeva nimes, valvamispühapäev, või nendes sõnades, millega Jeesus selle tähendamissõna kokku võtab: valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi. Valvake, olge valvel, olge valmis. Mulle tuleb sellega meelde üks meie kiriku lauluraamatus olev laul, mis algab nõnda. Oh ärka, usklik rahvas, ja lambid valmista, sest päevavalgus lõpmas, öö saabub kiiruga. Peig suure hulgaga nüüd sinu juurde ruttab.
kesköö ju ilma katab, sest valva hoolega. Oh, tõstke targad neitsid nüüd pilgud oodates. Näe taevas ingliseltsid ju laulvad hõisates. Uks lahti pärani ja pulmad valmistatud. Sa ole kaunistatud ja oota hoolsasti. See laul läheb edasi, aga ma ei loe seda tervenisti ette. Te näete, et ka siin ka selle laulu kirjutaja on mõistnud selle tähendamissõna keskse teemana just nimelt valmis olemist, valvamist, ootamist. Ja see on see, mida ma tahan ka täna rõhutada. See on see, mis tegi sisse selle vahe nende rumalate ja arukate neitsite puhul. Nad kõik ju kuuluvad sellesse, mida Jeesus nimetab siin taevariigiks. Ta ütleb, et taevariik on 10 neitsi sarnane. Mitte ainult 5, vaid 10. Taevariigi all peab Jeesus siinkohal silmas Jumala valitsemise ala nii-öelda siin selles maailmas, ehk siis kirikut või kogudust, kõikide Kristusesse uskujate kogu, Kristuse maapealset ihu. Kõik need neitsid, nii rumalad kui arukad, kuuluvad sellesse. Nad kõik tulevad, neid kõiki oodatakse pulmapeole. Neil kõigil on lambid, see tähendab, et nad on vähemalt osaliselt väga hästi, väga õigesti varustatud, sest et see oli pruutneitsite ülesanne minna vastu peigmehele, kes tavaliselt saabuski õhtutunnil, küllap mitte tavaliselt südaööl, nii nagu siin tähendamissõnas, aga ikkagi juba hämaral või pimedal ajal. Nad pidid talle vastu minema ja ta pruudi koju juhtima, võib-olla hiljem koos pruudiga ka sinna, kus nad nüüd ühiselt elama hakkavad. Ja kõik need neitsid, nii arukad kui rumalad, olid selleks vähemalt osaliselt valmis. Neil olid lambid, nad olid kohale tulnud, neil oli ülesanne, nad olid kutsutud, nad olid kutsele järgnenud, nad olid oodatud, pulmapidu oli valmistatud ka nende jaoks. Ja on veel midagi, milles need 10 neitsid sarnased on, kui peigmees viibis, siis nad kõik jäid uniseks, jäid tukkuma ja viimaks koguni magama. Ja küllap see näitab seda, milline meie inimeste olukord ja millised on meie enda võimalused siin selles maailmas. Nendena, kes me oleme ju isegi siis, kui meid on arvatud Jumala rahva, Jumala laste hulka, ikkagi mõjutatud Aadama ja Eeva patust, sellest suurest langusest, mis on löönud meie kõikide ihusse, patuhaavad, toonud meile surma ja kaduvuse, teinud meid vastuvõtlikuks kurjale ja mõjutab meid päevast päeva nii, et nagu Püha Paulus ütleb, me ei tee seda head, mida me tahaksime, vaid teeme seda halba, mida me ei taha. See kõik mõjutab meid. Me kõik oleme nõdrad ja keegi meist ei saa öelda, et ta ongi päriselt lõplikult valmis, et ta ongi juba täiuslik. Kõige vähem ütlevad seda enda kohta need, kes tegelikult on pühadusele väga lähedal, keda me nimetamegi pühakuteks. Nemad on enamasti kõige alandlikumad ja teadlikumad oma patususest. Alles hiljuti meenutati kiriku kalendris ühte pühakut, keda siin Ameerikas tuntakse eeskätt Hispaania päraselt San Diegona ehk püha Diegona või ladinapäraselt püha Didakusena. Ja see püha Didakus oli üks frantsisklane, ta oli
üks ilmik vend, see tähendab, ta ei olnud preester, ta tegi väga palju head, ta oli väga pühendunud, aga oma viimased eluaastad, võib-olla viimased 10 aastat, elas ta sellest hoolimata pidevas patukahetsuses ja meeleparanduses, sest ta teadis, kui kaugel ta on tegelikult sellest, et olla päriselt valmis. Kõik need 10 on siin ju neitsid ja neitsiks olemine, neitsilikkus on puhtuse, võiksime öelda ka pühaduse sümbol. Nad kõik olid neitsid ja nad kõik jäid uniseks ja magama. See tähendab, nad tegelikult päriselt ikkagi ei olnud valmis, nad ei olnud päriselt ikkagi valvel. Aga mis on siis see nende neitsite erinevus? See erinevus tulebki esile ilmselt just nimelt selles teadlikkuses oma ebatäiuslikkusest ja vajalike ettevalmistuste tegemises selleks, et meie nõtrusest, meie ebatäiuslikkusest hoolimata, kui see peigmees siis pärale jõuab, kui inimese poeg, see tähendab meie issand ja õnnistegija Jeesus Kristus tagasi tuleb, et me siis võiksime olla nende hulgas, kes võetakse vastu sinna pulmakotta. Ja selleks vaheks oli siis see, et ühtedel nendel arukatel neitsitel oli olemas lisaks lampidele ka õli ja teistel rumalatel ei olnud. Nagu öeldud, ma ei taha hakata arutlema selle üle, mis see õli on. Siin on küsimus valmisolekust ja see on väga oluline. Väga oluline on, et me mõistame, mida see siis tegelikult tähendab. Ja mulle tuleb sellega meelde taas paari pühaku lugu või lood. Üks nendest, keda tuntakse kui püha Franciscus Salesius, tema käest olla küsitud, et mida sa teeksid või mida te teeksite, kui te teaksite, et nüüd kohe varsti, poole tunni pärast või täna õhtul tuleb issand tagasi või te peate surema. Ja ta vastas selle peale, see Franciscus Salesius, et ma tahaksin elada nii, ma tõesti soovin ja palun, et ma võiksin elada nii, et kui ma teaksin, et see issanda tagasitulek või minu enda surm seisab vahetult ees, siis ma võiksin rahuliku südamega teha edasi seda, mida ma parajasti tegin. See on õige valmisolek issanda vastuvõtmiseks. Et sa ei pea kartma, et sa ei pea muretsema, et sa ei pea mõtlema, et mida ma siis peaksin tegema, kui ma teaksin, vaid et sa võidki rahuliku südamega jätkata selle tegemist, mida sa teed, sest see on midagi head, midagi õiget, midagi vajalikku ja midagi issandale meelepärast. See on nüüd üks võimalus, kuidas õigesti valmistuda valvel issanda tulemise ootel olla. Mõelda selle peale, et minu elus kõik, mida ma teen, oleks selline, mis on kooskõlas Jumala tahtega, mis on talle meelepärane, mis on vajalik ja mis on saadetud ja kantud ka tema õnnistusest. Inimesed tihtipeale küsivad, et kas kristlane tohib teha seda või teist või kolmandat ja ma tulen kohe selle juurde tagasi, aga veelgi olulisem on tegelikult küsida, et mida praegu oleks vaja teha. Mida ma praegu saaksin teha või peaksin tegema? Mis võiks olla praegu see, mis oleks just nimelt minu juures, minu elus issandale meelepärane, mis oleks vajalik? See ei tähenda muide, et me peaksime kogu aeg palehigis tööd rügama, sest et me teame, et me oleme loodud nii, et me vajame ka puhkust ja taastumist. Ja see tähendab, et õigesti mõistetud puhkus ja isegi see, mida minu meelest küll veidi
ebaõnnestunud sõnaga nimetatakse meelelahutuseks, ei pruugi sugugi olla Jumalale vastumeelne või sobimatu. Kui see aitab meil kosuda ja taastuda, siis on väga hästi. Olgu selleks sport või mingisugune hobi, lugemine, muusika kuulamine, miks mitte ka mõne hea teatrietenduse või filmi vaatamine. Need ei ole sugugi sellised asjad, mida me peaksime kuidagi põlastama või hukka mõistma, juhul kui see on parajasti hea ja vajalik. Aga muidugi ei peaks me keskenduma mitte niivõrd meelelahutusele, kuivõrd ikkagi sellele heale, mida me saaksime teha. Niisiis, kui me teaksime, et kas järgmisel minutil või tunnil või täna õhtul või homme hommikul tuleb issand tagasi või meid kutsutakse meie ajaliku surma läbi, siis me peaksime püüdlema selle poole, et me ei peakski enam midagi muutma, et me võiksimegi teha seda, mida me teeme, jätkata nii, nagu me parajasti oleme. Muidugi mitte oma jõust, muidugi mitte iseendast, vaid Jumala armust ja tema abiga. Sest iseendast oleme me ikka samasugused nagu need 10 neitsit, olgu nad arukad või rumalad, kes väsisid, jäid uniseks, jäid tukkuma ja viimaks päriselt magama ja oleksidki peaaegu peigmehe tulemise maha maganud, kui ei oleks kostnud seda valju hüüet või lausa karjumist, ennäe, vaata, peigmees tuleb. Teine pühak, kes mulle meelde tuli, tema nimi on püha Carlo Borromeo ja temaga oli enam-vähem samasugune lugu nagu püha Franciscus Salesiusega, ainult rõhuasetus on natukene teistsugune. Nimelt oli ta kunagi ühes seltskonnas ja tõepoolest, see oli selline seltskond, kes veetis koos meeldivalt aega, nimelt nad mängisid malet ja kerkis seesama küsimus, et kui me teaksime, et poole tunni pärast me sureme või issand tuleb taas, mida me siis peaksime tegema. Ja erinevad inimesed seal seltskonnas pakkusid erinevaid vastuseid, küllap seal oli juttu meeleparandusest ja patukahetsusest ja küllap ka mingitest ligimese armastuse tegudest, aga püha Carlo Borromeo ütles, et aga miks mitte lihtsalt jätkata male mängimist. Sest et kui me midagi teeme, siis kui tegemist ei ole just millegi selgelt kurja ja patusega, me saame sellegi pühendada ju Jumala auks. Kuidas seda päris täpselt teha näiteks malemängu puhul? Eks selle üle võib ju arutleda, aga miks ka mitte? Malemäng on ju tegelikult midagi äärmiselt põnevat ja ka väga arendavat. Kui teil on võimalik, siis te võiksite otsida üles, on tehtud selliseid diagramme, mis näitavad, et kui sa istud malelaua taha, siis sul on alguses võimalik teha teatud hulk käike. Ja pärast seda, kui sa oled selle esimese käigu ära teinud, see võimalike käikude arv mitte ei kahane, vaid rohkeneb. Tõepoolest, ma ei ütleks, et kasvab, vaid tõepoolest rohkeneb. Ja kui sa teed juba 3. käigu ja 4. käigu, siis kasvab edaspidiste võimaluste hulk juba mõõtmatult suureks. Nii et kui inimesed on suutnud välja mõelda sellise imelise asja nagu malemäng, mida ma tõesti kõigile soovitan, siis ma olen ka kindel, et seda on võimalik teha Jumala auks just nimelt see läbi, et me inimestena kasutame meile Jumala poolt antud imelist mõtlemise ja analüüsi ja ka teatava ettenägemise võimet. Ja et me seda kasutades arendame ka oma keskendumisvõimet ja väga paljusid muid omadusi, ma usun, vooruseid, mis omakorda jällegi aitavad meil
tegeleda palju paremini, palju efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt juba ka paljude teiste asjadega, ka nende asjadega, mille puhul me ei peaks pead kratsides küsima, et aga kuidas seda teha Jumala auks. Nii et ma usun, et malemäng võib olla ka väga suureks abiks inimesele ongi ja seda on võimalik teha Jumala auks. Nüüd mõeldes selle püha Carlo Borromeo öeldu tegelikule tähendusele, mida tema ütleb, see on enam-vähem seesama, mida ütles püha Franciscus Salesius. Ma tahaksin elada nii, et kui ma teaksin, et issand tuleb kohe tagasi, siis ma võiksin jätkata rahulikult selle tegemist, mida ma teen. Nüüd püha Carlo Borromeo lisab sellele juurde, et ükskõik mida me teeme, me peaksime seda tegema Jumala auks. Me peaksime seda teadlikult tegema Jumala auks. Ja see ei ole tegelikult mitte püha Carlo Borromeo väljamõeldis, vaid see on pühakirja sõna. Püha apostel Paulus ütleb seda erineval viisil õige mitmes kohas. Kõik, mida me teeme sõnaga või teoga, tehkem seda Jumala auks. Ühest küljest see hoiab ära halbade, patuste asjade tegemise. Teisest küljest aga aitab see meil kõike, mida me teeme, mõtestada. Ja tõepoolest kõike, kui me alustame ükskõik, mida me ette võtame, palvega, et see sünniks Jumala auks, siis me võime olla kindlad, et sellega kaasneb Jumala abi ja õnnistus ja see, mida me siis püüame teha, kukub välja ka palju paremini kui ilma selle palve ja pühenduseta. Muidugi seda ei saa võtta nii üks-ühele, nagu ma vahel olen mõelnud näiteks mõnda jalgpallimängu jälgides, kui platsile jooksevad sellised meeskonnad, mis tulevad kristlike rahvaste hulgas, siis tihtipeale need mängijad, vastaspoolte mängijad tulevad platsile ristimärki tehes ja pilku taevasse tõstes. No, kui üks nendest kahest peab võitma ja mõlemad paluvad selleks endale Jumala abi ja õnnistus, siis on raske arvata, et see kõik võiks kuidagi üks-üheselt toimida nii, et kui mina Jumalat palun, siis kindlasti Jumal tuleb ja teeb seda, mida mina temalt küsin. Ei, me teame ju, et see ei ole palve tähendus. Aga on võimalik ka sedasama jalgpallimängu pidada väga erineval viisil. Muu hulgas nii, et sellest tuleb esile sportlik vennalikkus, üksteise toetamine, ausus ja nõnda edasi. Muidugi on võimalik tegutseda ka vastupidiselt, nii et see ei too Jumalale mitte au, vaid võib-olla koguni Jumalat teotav seeläbi, et selle käigus kas tegeletakse mingi pettusega või tehakse vastastele liiga või muud selle taolist. Nii et kuigi see vahel võib tunduda kummaline, et vaadake, nüüd jooksid Brasiilia ja Argentiina meeskond väljakule ja mõlemad tegid ristimärke ja palusid Jumala abi, siis siin ei ole midagi naljakat või kummalist või iseäranis taunimisväärset, kui me mõtleme, et need mehed seal või naised paluvad endale Jumala armu ja abi selleks, et nemad võiksid teha seda, mis on õige ja hea ja mitte ainult selles mõttes, et nad mängivad võimalikult hästi, vaid just nimelt selles mõttes, et nad ka mängides ka selle hasardi keskel ei unustaks seda, mis on õige ja hea ja Jumalale meelepärane. Need kõik on muidugi lihtsalt näited, aga see põhimõte on väga oluline. Niisiis, kui me elame, me peaksime enda käest ikka jälle küsima, kas see, mida ma parajasti teen või mis mul ees on, mis mul plaanis on, kas see on kooskõlas Jumala tahtega, kas see on hea ja õige, kas see on vajalik ja kasulik, heas mõttes kasulik ning kas ma sellega saan Jumalat austada. Ja kui vastused neile küsimustele on jaatavad,
siis me võime olla rõõmsad ja julged, teades, et ükskõik kui nõdrad ka meie võime teinekord olla, kui ka meie teinekord võime pulmapidu ja peigmest oodates uinuda ja magama jääda, siis meil ei ole vaja midagi karta. Sest see, mis meil parajasti käsil on, ei saa meile takistuseks peigmehe vastu võtmisel. Ja see on see, nagu ma ennist ütlesin, mis tegelikult eristab neid tarku neitseid nendest rumalatest. Nad olid valmis hoolimata omaenda nõtrusest. Nad olid valmis, sest et nad teadsid, et see hetk tuleb, et peigmees jõuab kohale. Ja nad olid teinud selleks vajalikud ettevalmistused, mille hulka selles mõistuloos kuulus lisaks lampidele ka õliastjate kaasa võtmine. Sest et lambist on vähe kasu, kui ei ole õli, mida selle sees põletada, et valgust saada. Nüüd, kui peigmees tuli, siis need neitsid, kellel olid lambid olemas koos õliga, läksid pulmakotta ja meile öeldakse, et uks suleti, koguni lukustati. Ja kui hiljem tulid tagasi ka need 5 rumalat neitsid, siis oli juba hilja. Ja see on nüüd vastus küsimusele, et kuidas siis ikkagi nii. Kas see peigmees oli siis tõesti nii julm ja hoolimatu, kui me mõistame selle peigmehe all, nagu Jeesus ütleb, inimese poega, see tähendab teda ennast, meie lunastajat, meie õnnistegijat, siis kas ta tõesti on nii hoolimatu? Ei, vastupidi. Ta on teinud kõik selleks, et me kõik võiksime päästa sinna taevasele pulmapeole. Mitte tema ei ole hoolimatu, vaid hoolimatud oleksime meie, kui me sellest ei hooliks. Kui me mõtleksime, et mis siin ikka, küll kuidagi ikka saab. See hoolimatus tähendab sellises olukorras või sellel puhul eeskätt seda, et me tegelikult ei mõista päriselt või me ei anna endale päriselt aru sellest, millise hinnaga me oleme ikkagi vabaks ostetud, lunastatud. Millise hinnaga meid on päästetud. Sest see peigmees on ju mitte lihtsalt tulnud ja meid kutsunud, vaid ta on andnud oma elu meie eest. Ta on meie eest kannatanud ja surnud, kusjuures kohutavat risti surma, taludes peale selle häbi ja teotust. Ja kui meie suhtume sellesse justkui millessegi enesest mõistetavasse ja ütleme, et vahet pole, kuidas ma sellele reageerin, vahet pole, kuidas ma elan, mida ma teen, siis kes on hoolimatu? Kas tema, kes on andnud kõik meie eest või meie? Kas hoolimatu on peigmees, kes ütleb, ma ei tunne teid, või on hoolimatud need rumalad neitsid, kes ise ei ole olnud valmis selleks, et peigmees vastu võtta, kes ei ole teda niivõrd oluliseks ja tähtsaks pidanud, et olla valmis teda ootama isegi kauem kui arvatud. Ja selleks siis vajalikke ettevalmistusi tegema. Tihtipeale inimesed kipuvad justkui Jumala poole näpuga vibutama või vahel koguni rusikaga, justkui tema teeks midagi valesti ja halvasti. Kui ometi Jumal on teinud kõik. Jumal ei taha mitte kellegi hukkumist. Ta ei ole saatnud oma poega siia maailma üle kohut mõistma, nii ütleb evangeelium, vaid selleks, et maailm tema läbi päästetaks. Et need, kes temasse usuvad, ei hukkuks, vaid et neil oleks igavene elu. Ma kordan, ta on teinud kõik. Kuidas siis meie võiksime kuidagi õlgu kehitades sellest mööda vaadata või mööda minna ja siis Jumalat süüdistada, kui selgub, et me ei olegi selles pulmakojas. Sest me ei ole sinna ise minna tahtnud.
me ei ole sinna ise sisse astunud, me ei ole hoolinud sellest ja me ei ole hoolitsenud selle eest, et me võiksime sinna pääseda. Aga süüdi on justkui Jumal, kes on, nagu ma juba mitu korda olen öelnud, teinud absoluutselt kõik. Ja meilt ei nõuta ju midagi üle jõu käivat. Meilt nõutakse seda, et me oleksime valmis, kui ta tuleb ja ütleb, lähme nüüd, kõik on valmis, kõik on tehtud. Siin on pulmakoda, astuge sisse, olge lihtsalt siin olemas. Aga ei, meie tahaksime teha midagi muud, olla kuskil mujal ja siis seda, kes on tegelikult meid oodanud, kes on meid kutsunud, kes on meie heaks kõik teinud ja meie eest kõik andnud, siis me nagu süüdistame teda ja ütleme, et oi, tema ei hooli. Kus ta siis nüüd on või miks ta nii teeb? Need 10 neitsit oleme meie kõik. Küsimus on nüüd selles, kumma poole me nii-öelda valime, kas arukate või rumalate oma. Me kõik oleme Jumala ees nõdrad, me kõik oleme pattu teinud ja Jumala aukirkusest ilma jäänud. Aga me kõik oleme ka need, kelle eest Jumala poeg on andnud iseennast, kelle eest Jumala poeg on kannatanud ja ristil surnud. Me kõik oleme need, keda Jumal on nõnda armastanud. Meile kõigile on mõeldud see hüüe, ennäe, peigmees, tuleb peigmees, on siin, ta on juba kohal. Meile kõigile on mõeldud ka issanda sõnad, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Tulge, sest kõik on ju valmis. Tulge sellele suurele taevasele pulmapeole, mis kingib meile igavese rõõmu. Koos nendega, kellega ühes me sellel teekonnal taeva poole oleme, aga kõige enam koos temaga, kes on meid nõnda armastanud, et on andnud kõik selleks, et me ei peaks nägema mitte igavest valu ega hukatust, kobama ringi pimeduses, vaid meil oleks elu valgus, kirkus ja rõõm tema taevases kuningriigis.